Kui riigijuhid mõnest uuest otsusest teada annavad, teevad nad seda kas pressiteate või pressikonverentsi vahendusel. Riigikogus käib küll sageli paras trall, aga üldiselt koputab spiiker seal ära kõik koalitsioonierakondade lauale toodud eelnõud. Nii võib tekkida küsimus, kus ruumis need maksutõusude, koalitsiooni moodustamiste ja meretuuleparkide rajamiste otsused tegelikult ära tehakse. Täna pöörame pilgu nende uste taha, kus sünnivad meid kõiki puudutavad suured otsused. Kus tehti Taavi Rõivasest peaminister, aga kus otsustati sotsid valitsusest välja visata? Millises ruumis Ratase valitsuse ajal napsitati või kus riigijuhid lörri läinud energeetikaplaanis kokku leppisid? Meie otsime üles Eesti Vabariigi kõige tähtsama toa. Kui elaksime Ameerikas, oleks vastus lihtne. Ameerika Ühendriikides Valges Majas asuv ovaalkabinet on maailma üks olulisemaid tube. Siin tehakse otsuseid ja peetakse vestluseid, mis mõjutavad kogu maailma. Kus on Eesti ovaalkabinet? Sõelal on 8 kandidaati. Istungite saal, süvariigi staap, söögituba, oravate tagatuba, punane ala, peaministri kabinet, Teams ja must hobune. Tallinnas Toompea põhjaservas asuvas Stenbocki majas töötab valitsus ja riigikantselei. Sümboolikanõunik Gert Uiboaed teab täpselt, kuidas otsused sünnivad, sest töötanud Stenbockis 18 aastat. Eesti Vabariigi kõige tähtsama toa kandidaat number 1, valitsuse istungite saal. Selle laua ääres langetataksegi Eestile kõige olulisemad otsused. Kultuuriminister Heidi Purga, justiitsminister Liisa-Ly Pakosta, Yoko Alender, kliimaminister Piret Hartman, Hanno Pevkur, kaitseminister, välisminister, siseminister ja peaminister Kristen Michal istub siin. Just. Kui valitsus arutab küsimusi, siis enamasti langetatakse otsused konsensuslikult. Hääletamist juhtub väga harva siin selle laua taga. Peaminister Kristen Michal tuleb siia, istub maha. Võtab kas siis oma tahvli või telefoni, kus tal on elektrooniline infosüsteem. Siis ühe haamrilöögiga kinnitakse kõik need päevakorrapunktid ära. Just. Aga kust päevakorrapunktid valitsuse istungile tulevad? Otse süvariigi staabist, ütleksid mõned EKRE poliitikud. Aga lubage tutvustada tuba number 2. 2 sõjavahelisel ajal riigisekretäri ametit pidanud Karl Terrase nimeline koosolekuruum. Igal esmaspäeval kell 3 võtavad siin istet 11 ministeeriumi 11 ametkondlikku juhti ehk kantslerit. Seda koosolekut juhtis 7 aastat ehk 5 valitsuse koosseisu riigisekretärina Taimar Peterkop. Peamine põhjus, miks kokku tullakse, on see, et vaadata üle valitsuse päevakorrad, mis läheb istungile, mis läheb kabinetti. See on koosolek, kus siis ametkondlik konsensus viimase astmena sünnib. Et kõik ütlevad, jah, meil on nende materjalidega hästi, need asjad on küpsed otsustamiseks, võib saata valitsusse. Kantslerite näod ja nimed pole rahvale nii tuntud kui ministrite omad, kuid mõned arvavad neil olevat suuremat mõju riigi poliitikale, kui seda on valitud esindusorganitel. Mart Helme nimetas seda süvariigi staabiks. Üldiselt süvariigi all peetakse silmas ikkagi mingid varjatud tumedaid jõude ja eelkõige julgeolekuasutusi, nii et kuna seal on ka sellised lillelapsed igalt poolt muudest valdkondadest, siis see minu jaoks kindlasti kuidagi ei samastu selle süvariigi definitsiooniga. 2 tundi enne kantslerite koosolekut kogunevad sellesse samasse ruumi valitsusparteide juhtpoliitikud, igast erakonnast 3. Seda koosolekut nimetavad nad koalitsiooni nõukoguks. Aeg-ajalt võidakse asjad ära otsustada juba seal. Ja. Sisuliselt. Ja. Kas see on hea tendents, kui poliitikud tulevad enne valitsuskabineti istungit kokku koalitsiooni nõusse ja tegelikult asja juba ära otsustavad? Ka üldiselt ta hea ei ole, sest jällegi see ei ole läbipaistev. Need ei ole sageli sellistel andmetel põhinevad ratsionaalsed otsused, vaid need ongi sellised poliitilised diilid, vorsti vastu asjad. Ja just selle laua taga teatas peaminister eelmisel esmaspäeval Lauri Läänemetsale, et sotsidel on aeg valitsusest lahkuda. Ehk siis, kui mõni teravam teema läheb vaidlemiseks, siis kogunetakse siin. Just. Miks just siin siis? No esiteks ta on väiksem, et ministrid on rohkem koos. Väiksem ruum,
intiimsem olemine, õhk saab otsa, siis on lihtsam otsuseid teha, aju ei tööta enam. Nüüd me läheme siia teise maja ossa. Vahel tehakse poliitilisi kokkuleppeid veelgi väiksemas seltskonnas. Uibuaed juhatab meid maja osasse, kus asuvad peaministri isiklikud ruumid. Kandidaatruum number 3, tähtsate ninade söögituba. Siia pääsevad vaid valitud inimesed. Paljud otsused langetati Jüri Ratase valitsuse ajal just siin, õhtuti, 2 koalitsioonipartneriga segamatult. Mida see tähendab, et segamatult saab siin siis arutada? No see tähendab seda, et siia maja osasse tegelikult ametnikel asja ei ole. Meie kutsusime seda veel nii-öelda naljaga pooleks mustaks kastiks, et me ei saanud aru, mis seal toimub, ainult et mis otsused ja korraldused sealt välja tulid, seda me siis kogesime. Ja seal oligi keeruline ametnikel aru saada, kuidas need ideed sinna jõudsid ja kuidas need otsused sealt välja tulid, et see oli väga see kinnine protsess. Kuidas seal mustas kastis meid kõiki puudutavaid otsuseid tehti? Kust inspiratsiooni ammutati? Aga lisaks siis nõupidamistele on võimalik seda ruumi kasutada ka söögilauana või söögitoana. Selline mitteformaalsete arutelude pidamise ruum. Just. Mis tähendab seda, et siin võib ka võib-olla pidu pidada, kui seda on tarvis mõne läbirääkimise puhul, võib-olla ka torti süüa. Miks mitte? Tagantjärele teame, et näiteks ränderaamistiku pärast tekkinud valitsuskriisi lahendati uhke õhtusöögi ajal, mida nägi kõrvalt Ratase valitsuse ajal peaministri bürood juhtinud Johannes Merilai. No poliitikas on paraku niimoodi et mingid otsused alati langevad mingites väikestes seltskondades, hoovimaja koosolekud, niimoodi neid nimetati. Ekspress kirjutas, et nõupidajad tundsid end veini ja konjakipudelite kapist haaramisel vabalt ning mitmelgi korral lõppesid need koosolekud öötundidel ja lõbusas meeleolus. Tekkis nii nimetatud joogid autosse skandaal. Kui sa ise nendel koosolekutel oled, siis ei ole tõepoolest siuke nagu lõbus ajaviitmine. Näiteks kas või see ränderaamistiku lahendamise, mäletan Ratasel vist kas oli mingi naise sünnipäev või mingi siuke tähtis perekondlik nagu koosviibine. Külalised olid tema juures kodus, aga ei, tema istus seal ja lahendas seda nagu valitsuskriisi. Ka Kristen Michal, Kristina Kallas ja Lauri Läänemets tavatsesid siin koos söömas käia 4 päeva hommikuti enne valitsuse istungit. Aga 20. veebruari hommikul ei saanud Läänemets ühineda. Postimehe andmetel rääkisid Kristen Michal ja Kristina Kallas just tol hommikusöögil sotside valitsusest minema löömisest. Ja siin vaatan selline mõnus nurgakene. Selline väga mõnus nurgakene, et kamin, tore. Kui näiteks peaminister peaks vajama nii-öelda aega, et mõnda kõnet lihvida või nii-öelda harjutada, siis ta tihti pea tuleb. Tõmbab uksed kinni ja siis harjutab. Seda ma ei oska öelda, kas ta uksed kinni tõmbab, aga nagu see on selline koht, kus ta saab nii-öelda laua taga teha märkmeid, nii-öelda harjutada, mis on õige tempo kõne pidamiseks, et see on jah selline formaat. Kas teie teate, millise ukse taga automaksu kehtestamine või energia tulevik tegelikult ära otsustati? Me otsime taga Eesti kõige tähtsamat tuba ja selleks tasub kiigata ka minevikku. Näiteks Mart Laari tagatuba asus siin, Tallinna vanalinnas asuva Hella hundipubi tagumises nurgas. Humalavee toel on riiki juhitud Von Kraalist ja Nevski katedraali kõrval asuvast nüüd restoraniks ehitatud baarist. Kuid näiteks 2014. aastal pandi peaminister paika oravate pesas. Tere. Nii ütleb pikaaegne reformierakondlane Urmas Kruuse. See toimus nendes ruumides, aga lõpp-punkt pandi selles tagumises ruumis. Selge. Nüüd me lähme Reformierakonna tagatuppa. Jaa, absoluutselt. Kandidaat number 4, Reformierakonna fraktsiooni tagatuba, kus Siim Kallas ootamatult teatas, et loobub peaministriks kandideerimast. See oli tollel hetkel teatud minutit täielik šokk. Me hakkasime kiiresti otsima siis asendust. Tundide jooksul sõeluti välja ilmselt erinevaid võimalikke mantlipärijaid, aga lõpuks sõelale jäi 2. Ja nii sai valitsust juhtima nooruke Taavi Rõivas. 2 aastat hiljem aga lükkasid Jevgeni Ossinovski ja Margus Tsahkna 17 aastat valitsuses olnud Reformierakonna opositsiooni.
võimupöördes lepiti kokku toona Sotsiaalministeeriumiks olnud hoone suitsunurgas. Kas ka tänapäeval õlleklaasi taga riigi asju aetakse? Siis nad suhtlevad puhvetis, koosolekuruumides, koridoris, mida iganes. Kujundatakse, kombitakse erinevaid arvamusi, tekivad spontaansed arutelud. Klaas vett peab ikka laual olema, aga äkki näitate baarikappi ka ette? Aus vastus on see, et ma ei tea, kas siin baarikapp üldse olemas on. No ärge tehke nalja. Jaa, päriselt. Ja teine on see, et ma ei ole õnne käest küsinud, et ma tohiks minna tema kappidesse, et meil ei ole üldiselt kombeks teiste inimeste kappides käia. Aeg-ajalt ikka võib juhtuda, et sul on mingi üritus, pärast minnakse tähistama ja sellist baarides käimist on üldse vähemaks jäänud. Võib-olla ma ei tea, ma ise olen vanemaks jäänud ja on pere ja kõik, et enam ei käi nii palju hellasundist. Ukrainas täiemahulise sõja puhkemise järel liikusid otsustusprotsessid avalikest ruumidest maa alla. Kui varem käidi enne iga julgeoleku teemalist koosolekut valitsuse istungisaal detektoritega üle, siis nüüd räägitakse Eesti kaitseplaanidest Stenbocki majja ehitatud spetsiaalses punkris. Kandidaatruum number 5, punane ala, kuhu ei tohi ühtegi elektroonilist seadet kaasa võtta. Sest need kõik võivad muutuda pealtkuulamisseadmeteks. Nutikell? Ei. Nutisõrmus? Ei. Mitte midagi? Autovõtmed, mitte midagi. Autovõtmed isegi? Siin on teatavad sellist salapära hõngu, mõne võrra rohkem. On see maal? Jään vastuse võlgu. Kas sealt uksest selles mõttes pääseb lihtsalt siis, et kellelgi on mingi võti, mis selle lahti keerab? Jällegi ei oska kommenteerida. Okay. Kuidas need ruumid välja näevad? Nagu tavalised ruumid. Ei ole sellised nagu Hollywoodi filmidest teame? No need inimesed, kes seal punkris pidevalt viibivad, kuna seal akneid ei ole, siis ega nemad sinna väga minna ei taha. Kuid sinna ju külalisi ei viida ja rahva rahakoti kallale sealt ka ei minda. Kus on ikkagi meie ovaalkabinet? Taimar Peterkop teeb oma pakkumise. Kõige sarnasem ma pakuks ikkagi on peaministri kabinet, et tema kui täitevvõimu juht, tema tuba võiks olla ovaalkabinet Eestis. Kandidaatruum number 6, peaministri kabinet. Milliseid otsuseid seal tehakse? Kuna peaminister seal tavaliselt on üksinda, siis mis tema peas toimub, mis otsuseid ta teeb, seda ei tea. Peaministri kabineti olulisust tõstavad esile mitmed kõrged poliitikud ja ametnikud. See on see koht, kus tegevuskavad ja mitteametlikud otsused sünnivad. Just selles ruumis otsustatust sõltub automaksu tulevik, suurperede toetamine ja tuumajaama ehitamine. See uks, see viib siis peaministri kabinetti, ma saan aru, jah? Just. Ehk siis, kui keegi mõni minister tuleb 4 silma vestlusele peaministriga, siis ta ootab selle ukse taga. Pigem peaministri sekretär annab teada, et minister on saabunud ja kui peaministri on see hetk juba sobiv, siis telefonikõne ei ole, siis palutakse edasi siit. Kui tihti seal käiakse tänapäeval? No ikka käiakse. Ministrid on ju peaministri meeskond. Kas me võime peaministrile koputada sinna? Ikka te võite koputada. Peaministri kabineti uksele koputades ei osanud me kahtlustada, et Kristen Michal parasjagu sotside üle parda heitmise plaane haub. Aga kuigi Peterkop peab kõige tähtsamaks just peaministri kabinetti, siis tänapäeval tehakse miljardi euroseid otsuseid ka veebis. Kandidaatruum number 7, Teams, WhatsApp, Messenger, Signal ehk internetikeskkond. Ma olen tähele pannud, et eelkõige nagu poliitiline diskussioon käib WhatsAppis, meie erakondlik asi, ja Riigikantselei tööalased asjad on Signaligruppides. Selle aasta 26. jaanuaril, pühapäeva õhtul, tegid 3 parteijuhti videokõne Teamsi keskkonnas, mille järel kirjutasid sotsiaalmeedias, et nad panid paika Eesti energiatootmise tuleviku. Viimati nägime energia kokkuleppe osas seda, et 3 ministrit tegid Teamsi kõne ja otsustasid asja ära. Ma ei tea, kas te tahate oma hinnangu sellisele asjale anda või ei taha? Ma loodan, et kõik nüüd õpivad sellest, et niimoodi otsuseid tehes ja niimoodi kommunikeerides tekitab see inimestel palju segadust ja vähendab usaldust riigi vastu. Et aga igal pool on midagi sellist olnud, kus mingi väike grupp omaette arutab ja siis mingid asju kokku lepib, mingid poliitilisi kokkuleppeid diile teeb. Et vähemalt täitevvõimu poolt tuleks need arutelud pidada valitsuskabinetis. Seal on ka vajalikud andmed, seal on vajadusel kutsutakse eksperte juurde ja seal saab kõik läbi arutatud, küsimused esitatud ja siis peaks tegema ka otsused. Jäänud on esitada viimane, musta hobuse kandidaat.
Võib-olla on siiski Eesti Vabariigis kõige olulisem ruum Riigikogu suur saal. Vahet ei ole, kes millises tagatoas mida rääkis. Lõpuks peavad 101 Riigikogu liiget hääletama kas seaduse poolt või vastu. Parlamentaarse demokraatia masinavärk on keeruline ja lülisid, kes otsustusprotsessis kaasa löövad, palju. Õigusriigile kohaselt on meil reeglid kenasti paigas, kuid valitsemiskultuuri juriidiliselt hinnata ei saa. See on poliitikute ja ametnike südametunnistuse asi. Kuigi käisime ligi 10 väga olulises ruumis, siis kõige tähtsam tuba on siiani mainimata. Te teate isegi, kus see asub, sest viibite hetkel just seal. Eesti Vabariigi kõige tähtsam tuba on Eesti rahva kodus, kust tegelikult otsustatakse, keda riigi juhtimise juurde usaldada.